Kuuldes sõna narkoman, torkab meile tavaliselt pähe ju mees, ütleme Koplis, ent fentanüülist üle tõmbamas. Ometi elab selle kõrval paralleelmaailm, palju glamuursem, rikkam ja suurem, kus inimesed haaravad käe narkootikumide järele väga läbimõeldult ja teadlikult. Miks tarvitatakse taju või tuju muutvaid aineid? Sellepärast, et on tahtmine muuta taju või tuju. Täna räägime Karlist. Ütleme, et Karlist, kuigi tegelikult on ta segu mitmest meiega rääkinud nii-öelda pühapäeva tarvitajast. See Karl on veidikene alla 30 aasta, kõrgelt haritud magistrikraadiga ja käib väga hästi tasustatud tööl. Lisaks sellele osaleb ta aktiivselt ühiskonnaelus, käib trennis, kohtub sõpradega ja... Väga üllas on võtta eesmärgiks 21. sajandil täiesti enneolematus infovoos pidevalt närvid püsti elades, mitte midagi lisaks tarvitada. Ka Karl ei taha olla kaine. Ise tunneta, et elus pole küll midagi konkreetselt halvasti. Kõik on isegi väga hästi, kuid kas see ongi kõik? Ei, sest on veel üks tunne, mida jahtida. See, mis teeb ta nii rõõmsaks, kaasinimestega lähedaseks ja paneb muusikat tundma kogu kehaga. Muude murede eest on vahepeal hea just sinna põgeneda. Ütleme nii, et on inimesi, kellele kainus ei sobi. Paljud neist suudavad kained olla, aga see ei sobi neile. Inimesi, kes selle tunde saavutamiseks tarvitavad narkootilisi aineid vähemalt mitu korda kuus, on Eestis politsei hinnangul 10 ja 10 tuhandeid. Täpset arvu öelda on pea võimatu. Eestis, nagu ka suuremas osas maailmas, on kõige levinum narkootiline aine kanep. Seda tarvitas 15–34 aastaste seas eelmine aasta 13,6% inimestest. Sellele järgnevad erinevad stimulandid nagu amfetamiin, kokaiin või uudisnarkootikumid, mis matkivad nende mõjusid. Samas vanuseklassis tarvitas seda eelmine aasta umbes 2%. Siis juba erinevad biodroogid nagu ekstasi või MDMA, mille regulaarset tarvitamist on juba mõnevõrra vähem. Ja muidugi sellised ained nagu LSD või seened, mida küll proovitakse, kuid mida regulaarselt tarvitakse üsna vähem. Ja opioidid, mis on Eestis täiesti eraldi teema. Kuid nagu Karl ütles, siis normaalsed inimesed nendega ei tegele. Kuid normaalne inimene teab Karli sõnul, kuidas narkootikume tarvitada. Valmistuda tuleb nagu matkaks, kaasa pakkida boršom, vitamiinid ja ka seda, et kui festivalil maksab üks õlu mitu eurot ning ühega piirduda on keeruline, saab näiteks ekstasi kätte umbes 10 euroga. Seega saab sellega ka väga odavalt läbi. Nii mõlemad, kes 2-3 korda nädalas tarvitavad ja need, kes iga päev tarvitavad ja mitu korda, on haiged inimesed. Need inimesed vajavad ravi. Kaido Kõplas on resoluutne. Narkootikume ei ole tema sõnul kunagi võimalik ohutult tarbida. Ükskõik kui palju selleks eeltööd või uuringuid teha. Nimelt ei tea inimene kunagi kindlalt, mida ta ostab. Üldjuhul amfetamiini segatakse glükoosi või kaltsiumiga. Diiler paneb sinna juurde mida iganes. Et vanaema arstikapist on võetud mingid tablettevanu, mingi suvalised puru, prahti on sinna sisse segatud. Ida-Virumaal liigub praegu ja ma ei tea, võib-olla on juba Tallinnassegi jõudnud selline amfetamiin, kus on natuke fentanüüli sees. Aga fentanüüli, nii et selles mõttes, kui praegu on väga ebamõistlik aeg alustada valgete pulbrite ninna tõmbamist. Eestis tegutseb ainete testimisega Kohtumeditsiini instituut, kus jõuab 7 teadlase lauale igal aastal mitu tuhat proovi. Et siin toll on taotlenud uuringut ühele saadetisele, mis tuli postisaadetisena Hollandist. Nii, aga alustame siis selle ekspertiisiga. Peep Rausberg on 20 tööaasta jooksul käinud ka mitmes Eesti nii-öelda narkolaboris ning teab täpselt, et diilerid teevad kõike vaid kasumi teenimise eesmärgil. Aastal 2010 oli meil rekordjuhtum kokaiini, mis tuli Ladina-Ameerikast, Kolumbiast minu meelest. See kokaiin oli segatud kohviga
ja lisaks oli seal täitematerjaliks pandud ka mingisugust, kas oli see mingisugune metallimaak või midagi, mis igal juhul see sisaldas palju vaske ja palju rauda. See oli niisugune raske pulber, mis oli pakitud siis kilostesse kohvipakkidesse, peal olid ilusalt hispaaniakeelsed kirjad, tegemist on kohviga ja seda oli kokku meil üle 200 kilo, neid kiloseid pakke. See metallimaak ei tundu midagi, mida inimene võiks endale sisse süüa? No, ma ei tea, mina ei sööks vasemaaki endale sisse näiteks. Nii koosneb üks valge pulber keskmiselt vaid 10-20% ulatuses narkootilisest ainest ja ülejäänud on juba diileri enda kujutelm, et ainet palju ja mass raske oleks. Kuid Karl ei muretse väga, sest Eesti turg on ikkagi nii väike. Kõik teavad kõiki ja kui mingi jama liikvele lähebki, saab sellest esiteks päris kiiresti teada ja ega ta iga suvalise käest ei ostakski. Aga kust see nii-öelda kvaliteetne kraam siis tuleb? Veri, väljaheited, rotimürk. Aeg-ajalt meeldib ametivõimudele inimesi nende šokikaadritega kostitada. Diilerid segavad kokaiini, kus juhtub. Vahel tuleb aga reidi hirmus kogu kraam kiiresti kapslite sees hoopiski alla neelata. Narkootikumide bränd on aga nii tugev, et need pildid kedagi arvatavasti kasutamast loobuma ei pane. Igasuguste üritustega on see, et siin on natuke teistsugune melu kui tavaliselt. Pärnus juba 4. aastat toimunud Weekend Festival meelitab sinna randa pidutsema ligi 65 000 inimest. Seal hulgas püüdis politsei aga 4 päeva jooksul kinni näiteks 120 narkojoobes inimest. Et kui sa tavaelus saad aru, et selle ühe tableti omamine on keelatud ja see on karistatav, siis festivalil olles see feeling annab sulle mingi teise tunde, et kuule, et siin ongi lubatud, et see ei ole nagu patt, et teised teavad ka ju. Weekend Festival on ümbritsetud kõrgete aedadega. Iga kord sisenedes otsib turvatöötaja inimeste rahakoti, taskud ja isegi aluspesu ääred läbi. Politsei nopib aga tarvitajaid nagu seeni pärast vihma. Erariietes ametnikud lahkuvad vaid korraks turvaalalt, et naasta mõne purjutanud alaealise või narkojoobes inimesega. Tihti jäädakse vahele väga kergelt ning erilist skeemitamist isegi ei üritata. Siin levib siuke info, et on liikvel mingi tablett, väidetakse ekstasi, keegi ei tea, mis ta tegelikult on. Paned 15 sekundiks huule alla ja siis pead ruttu välja sülitama, et jumal teab, mis siis juhtub. Ja teine asi, Red Bulli pildiga ekstasi, mis on 3 doosi nii kange kui siis üks tavaline ekstasi. Et kui kiiresti tegelikult selline info teieni jõuab, et nüüd just sellel festivalil siuksed ained nii tugevad, peavad midagi tegema? No loomulikult liigub selles suhtes, et ega ma ei tea, tuleb öelda seda, et inimesed kasutavad väga palju sotsiaalmeediat ja sinna kirjutatakse kõike ja igasuguseid asju ja loomulikult politsei hoiab ka sellisel infol pilgu peal. Politsei aga kinnitas, et taolistel üritustel läheb põhirõhk ikkagi diilerite püüdmisele ning tavaline tarbija jääb nii-öelda hambusse vaid juhul, kui endale või teistele ohtlikuks muutub. Muul juhul on teda massist ikkagi raske eristada ning selleks puudub ka ressurss. Kuid politsei ei ole ainus, kes narkootikume tarvitanutel silma peal hoiab. See on narkootikumide kohta infot jagav telk, et mis uimastid praegu siin levivad, millised on ohtlikud, millised on nendega kaasnevad ohud. Kui te ikkagi kohtate näiteks mind siin kuskil festivalil, ma näen juba siuke välja, et kohe-kohe hakkab halb. Mis te minuga teete? Tuleme juurde, küsime, kas kõik on hästi, kas oleks vaja vett. Kui inimene tunnistab, et ta võttis uimasteid ja tal on nende pärast halb, me küsime, mida ta võttis ja kui palju. Ja püüame olukorda hinnata, et kas aitame ta siis esmaabitelgi juurde, kus professionaalid saavad teda aidata või kutsume siia enda juurde puhkama ja proovime natuke nõustada nii-öelda. Olgu öeldud, et politsei jaoks on siis inimene, kes on 1 korda tarvitanud 2 korda või iga päev 2 korda tarvitanud, on kõik narkomaanid meie jaoks. Hoolimata nii-öelda ettevaatlikust tarvitamisest oli ka Karlil destruktiivne faas.
Aastaid tagasi, päev enne kaitseväkke minekut, tegi ta ärasaatmispeol ekstasit, aga narkotest tuli kaitseväest negatiivsena tagasi. Pärast kaitseväge ja olude sunnil narkootikumidest hoidumist hakkas ta ühtäkki hooga uuesti tarbima ja langes nii-öelda madalseisu. Pühapäeva hommikune masendus, ootus järgmise rajupeo järele ja nii edasi. Kuid tal olid töö, sõbrad ja kodu. Enamasti saadakse sellises olukorras nagu iseendale nüüd piirid ette seatud ja elu taas rööpasse. See niinimetatud tugivõrgustik eristabki tihti neid kasutajaid, kellest me täna räägime. Aga samas on neid selle võrra tihti ka raskem märgata, kui nad tõesti abi vajavad. Kui sõprade või lähedaste seltskonna asemel hakatakse eelistama tarvitamist, kui suurem osa aega veedetakse kas ainet hankides või hankides raha selle aine hankimiseks, siis on selge, et on põhjust pöörduda psühhiaatri poole ja paluda abi, sest problemaatiline tarvitamine ähvardab kujuneda tõsiseks sõltuvushäiriks. Kindlasti karistamisega seda ei ravi. Sealt ei tule mingit efekti, kui mingit programmi või ravi sinna ei järgne, et me teeme inimesel mingi 200-300 eurot trahvi. See ei päästa mitte midagi. Kõplase sõnul on kõige olulisem narkootikumid inimestele võimalikult raskesti kättesaadavaks muuta. Reaalsus on aga see, et ligi 90% politsei ressursist kulub endiselt võitlusele fentanüüliga, mis on üks ohtlikumaid ja sõltuvust tekitavamaid narkootikume. Reaalsus on ka see, et mitte kunagi ei hakka politsei püüdma neid, kes enda koduseinte vahel paar korda kuus ja enda lõpuks mõne kommi võtavad. Kindlasti ei peaks uimastite meelelahutuslikku tarvitamist kuidagi propageerima või soodustama, ei. Aga inimesi, kes on otsustanud, et neile ei sobi kainus ja ei sobi ka alkohol, ainult selle valiku eest nagu elu lõpuni nuhelda ja stigmatiseerida ja tõrjuda normaalsest ühiskonnast kõrvale ei ole ka mõistlik. Fakt on see, et tarvitatakse põhjusega. Karl aga usub, et inimestel on põhimõtteline soov derealiseeruda, kuhugi põgeneda ja see soov ei kao kuhugi. Ei 20-eurose trahviga ega ka sellega, et narkootikume enam tänavalt nii kergelt ei leia. Seega tuleb Karli sõnul hoopis tegeleda sellega, miks inimestel tekib see soov siit maailmast kuhugi põgeneda.